Tere tulemast vaatama ja kuulama järjekordset MTÜK podcasti episoodi. Mina olen Mark, minuga on siin Elar. Teen täna oma saatejuhi debüüdi, kuna me siin saatejuhtidele palka ei maksa, siis nad tahavad vahepeal tööl ka käia ja täna ongi siuke päev, kus neid lihtsalt ei ole. Nii et saan ka saatejuhi ametit proovida. Ja külaliseks on meil Kaisa Üprus-Tali. Tere, Kaisa! Tere! Sind ma tean esmajoones kui väga hea sõbra ema, aga räägi meie kuulajatele, et kes sa oled ja millega sa tegeled? No kinnitan seda sõbra ema olemise asja, aga täna olen ma, see on päris pikk värk. Täna olen ma Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti uussisserändajate kohanemise toetamise osakonna juhataja. Lühidalt öeldes me tegeleme tegelikult Tallinnas sisserändajatega ja põgenikega, neile erinevate teenuste pakkumise, toetuste pakkumisega, teenuste arendamisega, vajaduste kaardistamisega ja kõige sellega, mis sinna juurde käib. Ja meie siis töötame selles niinimetatud Niine põgenikekeskuses, töötab see osakond. Ja lühidalt on ta nimi UKTO tegelikult, sest pikalt ei suuda seda keegi välja öelda, isegi ametnikud mitte. Milline on su meeskonna ülesehitus, et kuidas on rollid jaotatud antud siis osakonnas? Jaa, meil on niimoodi, et osakond loodi 28. märtsil eelmine aasta. Ja siis olin seal mina ja 10 peaspetsialisti ja nüüd need peaspetsialistid on ametniku staatuses. Sest avalikus sektoris on seal oluline vahe, eks ju, et kas ma töötan näiteks lepinguga või olen ametniku staatuses juba lihtsalt sellepärast, et näiteks toetusi menetleda ja toetusi määrata saab ainult inimene, kes on siis ametnik. Ehk et meil oli 10 peaspetsialisti kohta. Tänaseks on meid kokku 23. Ja see tähendab seda, et lisaks peaspetsialistidele on meil veel administraator majal, siis meil on sotsiaalmeediaga tegelev inimene ja kes hoiab korras siis meie, kodulehte ja teeb postitusi ja jagab infot ja üritab siis leida rahva seas levivaid võib-olla mingit valeinfot, mida meie saaksime siis nagu kuidagi korrigeerida. Siis meil on kaks psühholoogi, siis meil on 5 koordinaatorit ja koordinaatorid on rohkem nagu juhtumikorraldajad, et kui peaspetsialist on see, kes on majas, menetleb ja teeb rohkem ametlikumat värki, siis koordinaator on see, kes võtab inimese rajalt maha, kui tal on mingi mure, räägib temaga, käib temaga kaasas, näitab talle, kuidas pidi, pudelid käivad pudeliautomaati, kus on kõige odavamad hinnad, kus on töötukassa ja teeb kõike seda nagu inimesega koos. Ja siis on meil on ka lastekaitse inimene olemas ja kokkuvõttes vist hakkabki saama, mulle tundub praegu. Ehk tiim on suur. Jaa. Aga see suur kasv ongi nagu just tingitud sellest, et Ukrainast nüüd hakkas nii palju põgenikke tulema. Jaa, no et kõik ausalt ära rääkida. Ametnikud alati räägivad kõik ausalt ära, siis see tuleb, siis ma olen selle valdkonnaga tegelenud hästi kaua. Või siis õigupoolest, kui täpne olla, siis alates eelmisest rändekriisist aastal 15-16, kui oli süürlaste selline suurem rändevoog Euroopasse. Ja siis ma töötasin Sotsiaalministeeriumis ja olin rahvusvahelise kaitsepoliitika nõunik. Ja mina olen üks nendest inimestest, kes käis nendel kurikuulsatel menetlusmissioonidel, kus Eesti otsis superpagulast, teate küll, eks ju, kes siis hiljem toodi Eestisse ja nii edasi. Ja vot kui nüüd iseenda teekond vahele jätta, siis tegelikult mis oli ka näha, on see, et kohalikes omavalitsusest, sest kui inimene saab Eestis kaitse, rahvusvahelise kaitse, ehk et kõik, ütleme, süürlased, ukrainlased ja kogu see seltskond on siis rahvusvahelise kaitse saaja staatuses, neid staatuseid on erinevaid. Ja nüüd siis see tähendab seda, et inimesele tegelikult laienevad kõik õigused ja kohustused pluss veel mõned õigused, kui ta selle kaitse saab. Ja see omakorda tähendab seda, et me peaksime olema võimelised pakkuma kõik võimalikke, alates lähisuhte vägivallast, lõpetades lasteaiakohtadega erineva tausta ja päritoluga inimestele. Aga see on teoreetiliselt nii, see alati ei pruugi päriselt tõele vastata. Ja nüüd on mul võimalus kõike seda, mida ma enne targutasin, nüüd on mul võimalus kõike seda ise teha. Nii et mul on päris äge töö praegu.
me teame, et sa oled käinud juba sõja ajal 10 korda Ukrainas. Tahaksid võib-olla rääkida nendest kogemustest seal? Jah, mina käisin seal rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse projekti raames, mis siis on Resilient Ukraine oli selle projekti nimi, see projekt oli neil hästi pikk tegelikult aastast 2016 ja nad hakkasid eelmise aasta alguses tegema seal selliseid kriisilauaõppusi, mis tähendas seda, et nad kutsusid kokku erinevate valdkondade töötajad, kohalik omavalitsus, politsei, pääste, erasektor, meedia, vabatahtlikud ja siis selle lauaõppuse loogika oli see, et on stsenaarium ja siis selle stsenaariumi järgi antakse järjest ülesandeid meeskonnale, meeskond peab selle siis koos ära lahendama, mitte niimoodi, et igaüks ajab oma nurgas mingit oma asja, vaid kuidas siis koos lahendada, et kasutada igas vähem ressurssi ja energiat ja kõik saaksid keskenduda rohkem oma tööle ja samal ajal asjad toimiksid. Ja vot selliseid õppusi käisin ma tegemas Ukrainas ja pigem siis seal tagala pool, ehk et Lääne-Ukrainas ja ka Odessas ja lõpuseminaril Kiievis. Ja tegime ka sealsetele spetsialistidele veel eraldi koolitusi, mida nad ise tundsid, et on vaja, ehk et konflikti ütleme siis juhtimise koolitusi ja selliseid, kus räägiti sellest, kuidas töötada, ma ei tea, vägistamisohvritega, posttraumaatilise stressihäirega ja nii edasi. Aga enne kui me selle Ukraina põgenike ja selle teema juurde nagu veits rohkem süvitsi lähme, siis meil on siin majandusteaduskonnas palju üliõpilasi, kes õpivad avalikku haldust ja riigiteaduseid ja paljud neist kuulavad seda podcasti ka ja neid huvitab see, et sinu karjääriteekond näiteks, et kuidas sa hetkeametini oled jõudnud, et 2015 sa olid seal, ütleme, tegelesid süürlaste ja nendega, et kuidas see nagu sinu see käik siiani on? Minu teekond oli selline, et enam-vähem täpselt aastal 2006 kandideerisin ma Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna peaspetsialistiks ja siis Pärnus ja Pärnumaal. Ja selleks ma ka sain, see oli siis ka selline täiesti uus ja alustav valdkond. Ja ma pean ütlema, et avalikku haldust ei ole ma tõesti päevagi õppinud. Et ma olen tegelikult hoopis sotsiaaltöö taustaga ja kõik muu koolitus, mis sinna peale on tulnud, on siis tulnud juba lisanduvalt, eks, et kõik võimalikud tööks olulised koolitused. Ja siis 2015 kandideerisin ma edasi Sotsiaalministeeriumisse ja tegelikult kandideerisin soolise võrdõiguslikkuse peaspetsialisti ametikohale, kuhu ma sain, aga siis just parasjagu see eelmine rändekriis võttis tuure ja kõik see kvoodi teema, mis tookord hästi nagu teemas oli. Ja siis sealt edasi kandideerisin uuesti siis selle väga lühikese aja pärast kandideerisin nõuniku kohale, kus ma olin kuni 2019 alguseni, kui kogu see rändevaldkond läks ministeeriumist uuesti Sotsiaalkindlustusametisse ja siis ma läksin koos selle valdkonnaga ministeeriumist ametisse teenusejuhiks ja ja sealt edasi ma lahkusin 21 SKA-st ehk Sotsiaalkindlustusametist, töötasin päästeametis aasta umbes ja siis hakkas Ukraina sõda. Teekond on päris kirju olnud, aga kui ma ta joonistaksin, siis ta oleks need veits nagu paremini arusaadav, aga jah, ta on niisugune päästeamet on seal vahel küll selline võib-olla veits nagu teise. Aga üldiselt on ikkagi nagu niisugune loogiline asjade areng. Aga sa ütleks siis pigem, et avaliku halduse hariduseks oleks lihtsamini jõudnud sinna või pigem praegune teekond oligi täpselt see õige, et kuhu sa nagu tahtsid ka jõuda? Teate, mis mul on saladus. Ma pean selle saladuse nüüd avaldama ka siiski. See kõlab üsna täpselt, niimoodi, ja ma saan seda kinnitada oma nahal ja oma näitel. Ja kui sa teed mis sulle meeldib, siis sa tegelikult ka liigud. Ehk avalik haldus on hea õppida, sellepärast et riigisüsteem on ulmekeeruline, eks.
ja selles mõttes ta annab selgesti väga suure ja vägeva ülevaate, aga kui sa lähed riigisüsteemi sisse, siis ma kunagi õppisin arstiteaduskonnas, et veel kirjumaks ajada. See arstitudeng on 2 korda tark, siis kui ta sisse astub ja siis kui ta lõpetab. Ehk et kui sa lõpetad selle avaliku halduse ära ja siis satud kuskile, ütleme siis avalikku sektorisse ikkagi tööle, siis sa saad aru, et tegelikult see kõik on ikkagi väga palju segasem, seal on hästi palju, ma ei tea, erinevaid kihte, et ametnikud tegelikult ei joo päevad läbi kohvi ja ei lähe kell 10 lõunale ja seal nagu see maailm, mis sul avaneb, need on raamteadmised, mis sa koolis saad ja see nii peabki olema, see on loogiline. Aga see, kas sa satud kohalikku omavalitsusse, kas sa satud, ütleme, mingisse ametisse, kas sa satud ministeeriumisse või veel kuhugi, et see lihtsalt, et kõik, kes te õpite, good luck. Aitäh. Sina ei õpi avalikku haldust? Mina ei õpi, aga mõtlesin ikka, et ärindust. Aga kes tahab, võib meie juurde praktikale tulla. Oi, kas juba kandideerimine on kogu aeg või on mingi kindel võib anda märku, kes soovib tulla ja aru saada näiteks, kuidas täna, minu juures saab igal juhul teada, kuidas üks seesugune kohaliku omavalitsuse osakond näiteks töötab, toimib, millega arvestatakse, kogu see poliitiline tasand käib asja juurde, eks ju. Poliitika ja ametnikkond käivad tegelikult kokku, et ei ole olemas tegelikult sellist asja, et kuskil on need mingid ametnikud ja siis on need mingid poliitikud, et see tegelikult see süsteem on üks, on ju. Ja see on puhas nagu koostoime, et ühed suunavad, teised teevad, kolmandad rakendavad ja nii edasi, et see on huvitav, see on võrdlemisi keeruline, paasteadmised teevad head, aga nad on nagu heaks hüppelauaks. Igal juhul soovitan teha seda, mis teile meeldib. Lihtsalt niisama õppida ei ole mingit mõtet muideks. Kas praktika on tasustatud ka? Ei ole. Võtke heaks. See on siis kuulajatel teada, aga kindlasti kogemused on seal väga, väga kõvad. Ja. Või kas või, ma ei tea, töövarjuks või veel midagi, et kindlasti annab korraldada. Jah, see näitab ka sellele inimesele, kes mõtleb sinna poole siis oma karjääri sihtida, et milline reaalselt see töö on ja muidugi selle varjupäevaga, üks päev oled seal varjuks, see väga ei aita, aga võib-olla tõesti pikemaajaline praktika näitabki sulle, kas sa tahad ka tulevikus sellega edasi tegeleda ja kas sa tahad ka plaanida seal areneda edasi. Aga sinu plaanidest rääkides, siis kas sul on ka mingid plaane, et kuhu areneda edasi? Jaa, ma kavatsen teha kõige ägedama rändesüsteemi Eestis, maailmas või midagi. Wow. See on päris hea. Ambitsioonikas. Jaa. Kas sul on nagu mingid midagi selle kohta öelda, et mis selle nii ägedaks nagu teeb? Kas sa tahad? Sa mõtled, mis teeb selle plaani kõige ägedama, et millal on kõige ägedam süsteem valmis või? Ütleme, mis selle süsteemi teeb kõige ägedamaks nagu mingisugused või sa veel ei taha seda avalikustada? Ei, ma tahan seda avalikustada küll ja jällegi tudengid, kõik, kes kuulavad, palun hakake rändevaldkonna ekspertideks, sest neid on Eestis 7 ja ühesõnaga siis me lähme varsti pensionile või hullumajja ja siis on täitsa okei, kui teid tuleb nagu peale. Nii et praktikale tulemine on okei ikka jätkuvalt. Et sellest teeb tegelikult kõige ägedamaks teeb selle, kui nüüd tõsisemalt öelda, siis tegelikult kaasamine. Ehk et kui sa teed kuskil, arendad midagi, iseenda tarkusest ja sa tegelikult ei küsi nende inimeste käest mitte midagi, kellele sa seda midagi teed, siis sa võid sinna arendama jäädagi. Ja siis juhtuvad sellised asjad ka näiteks, et öeldakse, et nad seal teevad midagi, see meile ei sobi ja siis hakkavad tekkima mingid allhoovused ja asju tehakse ära kuidagi, joonistatakse siis mingisugune, ma ei tea, a la Excel umbes valmis, mis enam-vähem näeb okei välja, on ju, aga päris asjad seal sees ja seda sisu ei ole. Ja kokkuvõtvalt on see, jah, et mu meeskond kasvab veelgi muideks, kuhu me siis võtame juurde ka, ütleme, kogu lõimumise teema ja samamoodi meid väga huvitab, mida Tallinnasse saabunud erineva päritoluga
rahvusgruppidel näiteks öelda on, mida nad vajaksid näiteks selleks, et nad tahaksid tulla, ma ei tea, Vabaduse platsile jõulupuu avamisele või veel nende üritustele, et nad päriselt tunneksid, et kuniks nad on siin, sealhulgas tudengid, et kuniks nende kodumaa on Eesti või see elukohariik, et siis nad tunnevad, et vot Tallinnas on tore olla. Vot. Jah, sest eestlased ju tegelikult ongi natuke siuke rahvus ka, et ei võta nagu omaks võõraid väga onju. Ja minu arust, see on mu isiklik arvamus, et ongi siuke oht, et ütleme, kõik, kes siia tulevad, siis nad teevad oma, nagu ütleme, oma kultuuri ja oma inimgruppidega, sellepärast, et eestlased ei võta neid omaks, sul polegi muud varianti, kui lihtsalt nende omadega, kellega sa oled tulnud, nendega edasi suhelda. No sul on tegelikult õigus, jah. Aga teate, siin on, see võrdlusmaterjal on see, et kui sa käid koolis, ütleme 6. klassis on ju, ja siis sa lähed uude kooli, siis see kamp, kes seal klassis juba ennem oli, on ju, need on nagu suht ühtne kamp, isegi kui nad enne ei olnud, siis sinu lisandudes muutuvad nad selle võrra ühtsemaks. Ja nüüd see on tegelikult puhas nagu koostoime, ehk et kui me jätame inimesed kõrvale, lükkame nad ära või vähemasti ei kaasa, mis lõppude lõpuks annab kokkuvõttes sama signaali, on ju, no siis ta kapseldubki. Aga tegelikult kapseldumine ju, see on nagu, kui inimene kapselduma hakkab, siis see tähendab, et ta ei kohane, siis see tähendab, et ta ei integreeru, kui kasutada seda sõna, mis mulle isiklikult liiga palju ei meeldi. Ja vot see on nüüd, eestlane ei ole nagu, see ei ole nii hull, see pilt, me lihtsalt kuuleme häälekalt neid inimesi, kellel on tead siukseid ütlemisi, väljaütlemisi. Ja aga mida ei saa küll arvata mitte ühelgi põhjus on see, et meie elame siin, see on meie kodu. Ma saan aru kõikidest ajaloolistest põhjustest, miks me tunneme ennast võib-olla nagu natuke veits kramplikumalt, eks ju, siin oma iseenda ja oma vabaduse ja kätte võideldud võimalustega. Need, kes tulevad, neid ei ole esiteks nii palju ja see on meie võimalus ka ikkagi tekitada olukord, kus asjad ei lähe hapuks ja meie vabadus ei ole ohus. Kui me tekitame selle vastupidise variandi, kus inimene istub üksinda, vot see on halb koht, vot see on see koht, kus asjad võivad halvaks minna, see on see koht, kus kõik me oleme koolis käinud, me teame neid klassikaaslasi, kes käitusid kuidagi destruktiivselt, ma ei tea, võtsid ekstra tähelepanu, me kõik teame neid inimesi, kes võtavad natuke napsu ja siis muutuvad sõbralikuks ja siis me teame neid, kes võtavad natuke napsu ja hakkavad tüli norima. Sisuliselt tegelikult see teeb kõik sama väljend, on lihtsalt sama asja erinevad väljendusvormid. Et kui me jätame inimese üksi, surume ta ära, temast välja ei tee, siis hakkavad halvad asjad igal juhul juhtuma. Okay, aga kuidas sobitavad meie ühiskonda Ukraina põgenikud võrreldes teiste sisserändajatega? Ega seal on mingit erinevust või on suhteliselt sama seis? No jah. See on nüüd jälle see lugu, kus see rände põhjus loeb. Ehk et kui ma tulen ülikooli õppima, on ju, siis ma ise otsin selle ülikooli, siis ma astun sinna sisse, ma teen ise selle valiku. Kui ma olen põgenik, ükstapuha kust ma põgenen, nüüd nagu laial skaalal, siis see tähendab seda, et ma lihtsalt põgenen ja mul ei ole neid valikuid, kuhu minna ja nii edasi, siis ma jooksen oma elu eest. Ma jätan maha selle, mis mul oli ja ma tulen teise riiki ja minu identiteet muutub täielikult. Eks et ütleme, ühes kohas ma olen võib-olla, ma ei tea, linnapea või arst või veel keegi ja siis ma satun mingisse võõrasse riiki, kus ma ei oska keelt, ma ei tea kultuuri, ühiskonnas võib-olla kehtestatud reegleid, siis Eestis ma ei tea, kas eestlased magavad või ainult on väga aeglased ja kõik need muud hädad, eks ju, ja siis see kõik, selle kõigega harjumine on väga keeruline. Ja vot selles mõttes laias laastus ei ole erinevust. Kui me läheme rohkem sügav, nagu sissepoole, siis loomulikult on erinevus seal koha peal, kus ukrainlastel on selgesti lihtsam mõista Eestis toimuvat ka keeleliselt, kui siis näiteks kuskilt, ma ei tea, Lähis-Ida riigis saabunud põgenik, kellel on kõik teistmoodi ja Euroopas samamoodi. Eesti on veel täiesti omamoodi riik, eks ju, kui Saksamaa ja ma ei tea, Soome ja Rootsi.
kui paljud nagu ukrainlased on huvitatud nagu ütleme siin oma elu loomisest ja ütleme kiiret keele äraõppimisest, sest ma olen kuulnud, et suht paljud õpivad mõne kuuga juba on keel enam-vähem suus, samal ajal kui mõned teised inimgrupid, kes siin elavad, on eluaeg elanud ja siis ei räägigi eesti keelt. Et kas see nagu vastab tõele, et nad on pigem altimad? See vastab tõele, jah. See vastab tõele küll. Ja siin tuleb tegelikult jällegi meid ennast üles kutsuda, et me tegelikult võiksime rohkem proovida rääkida samamoodi eesti keeles, eks. Et see on nagu üleskutse meile eestlastena, sest ma olen ka sattunud olukorda, kus tütarlaps müüs maasikaid ja ma ei küsinud, nagu ma ei moodustanud mingit tohutut kantseliitlikku lauset, on ju. Või ma küsin, mis maasikad maksavad? Ei, ma küsin, kas on magusad maasikad. Ja kõrval seisis eestlasest härrasmees, kes kutsus mind korrale ja ütles, et ta on Ukrainast. Ta ei räägi eesti keelt, ta ei saa aru. Meie asi on öelda, et magus, eks ju, ja maasikas ja selgitad ära ja tegelikult nagu jälle, see on tegelikult jälle kaasamine, on ju. Ehk et mitte seda, et nagu ütleme, et ei pea midagi, et tasa, ärge rääkige temaga eesti keeles, see ju tegelikult aitab lõppude lõpuks, on ju. Sellega ma olen küll 100% nõus, jah. Et võib-olla ongi eestlastel on nagu natuke liiga sees see, et nii kui mingi võõras keel on, siis sa kohe teed selle switchi, et okei, kas ma nüüd lähen vene keele peale või inglise keele peale või mida iganes. Et... Ja me tahame aidata, aga siis on see küsimus, et kas see aitab. Ja nagu kõva panna ei ole ka mingit mõtet, eks. Et lihtsalt, et ma räägin suga eesti keeles ja mul on täitsa savi, kas sa aru saad. Et seal on alati see küsimus, mida ma siis tahan. Kas ma tahan, et inimene saab must aru, kas ma tahan, et ta õpib eesti keel, kas ma tahan, et ta tunneb, et temaga on kuidagi arvestatud, või ma tahan öelda, et mina olen siin eestlane ja kõik räägivad minuga siin eesti keeles ja mul täitsa nagu savi, kas ta must aru saab või mitte. Et ja see viimane suhtumine lihtsalt ütlem pikas perspektiivis ei vii meid mitte kuskile. Aga mis olukord on põgenike majutamisega, et kuhu neid paigutatakse ja kas kohtadega on ka hetkel probleeme? Vaadake. See selline, ütleme siis rahvusvahelise kaitse andmise süsteem Eestis näeb välja niimoodi, et kui Eesti riiki saabub varjupaiga taotleja, siis varjupaiga taotleja paigutatakse PPA suunab inimese majutusele ja see inimene paigutatakse suure tõenäosusega varjupaiga taotlejate majutuskeskusesse. Eestis on neid majutuskeskusi 2 ja neid tegelikult on need olemas olnud, me oleme 20 aastat varjupaiga taotlejaid vastu võtnud. Nüüd, kui tekkis suur selline massiline sisseränne, siis oli vaja kiiresti rohkem eluruume või nagu selliseid ajutisi eluruume, nagu me kõik teame, siis Tallinnas on see laev ja siis olid need hotellid ja nii edasi. Ja see omakorda tähendab seda, et ega meil need hotellikohad ju põhimõtteliselt ju ei ole otsa saanud, eks. Nüüd probleem on meil pigem nagu mitte selle esmase majutusega või selle ajutise majutusega, kus inimene saab selle kaitse ja siis ta hakkab otsima eluruumi väljapoole, eks kuskile, ma ei tea, Tallinnasse, Pärnusse, Jõhvi. Vot seal on nagu see probleem ja seal tuleb mängu mitmeid probleeme. Mitmed probleemid näiteks on üürihind, siis näiteks on see, et palju võib-olla vabu eluruume on nendes piirkondades, kus ei ole tööd, kus ei ole koole, kus ei ole lasteaia kohta ja vastupidi seal, kus need on, seal on jälle vähem neid elupindasid, eks. Ja siis on veel ka terve rodu suhtumist siin taga, eks, et kes ei ole nõus andma põgenikule üleüldse ja ma ei räägi ukrainlastest, on ju, siis inimesed seal, ütleme, vaatavad seda, et kui kaua kestab elamisluba, lihtsalt ütlen, et see süsteem ei ole nii lihtne, et tegelikult kui inimene on kaitse saanud, siis tema kaitse ikkagi reeglina, kui olukord koduriigis ei ole muutunud, siis alati pikendatakse, aga vaadatakse ka veel mingisuguseid imelikke asju, mis sisuliselt tegelikult nagu mingit vahet ei oma, aga see võib keerata inimesele käru. Küll aga saan öelda seda, et näiteks ka Tallinnasse väga ilusasti inimesed leiavad endale üürikaid. Seda on hea kuulda. Ja, ütleme, nüüd on üle aasta aja on sõja algusest möödas, et algul kindlasti oli see põgenike vool oli päris intensiivne. Aga kuidas hetkel see olukord on? Praegu on niimoodi, et ütleme suurusjärk 300-400 inimest võib-olla tuleb üle piiri nädalas, võib-olla. Ja umbes pooled neist jäävad Eestisse
ja umbes pooled neist on siis transiidis ja liiguvad edasi kuskile mujale või ringiga tagasi Ukrainasse, sellepärast et okupeeritud aladelt tulev ukrainlane ei saa minna Ukraina sees Ukrainasse, eks ju, et kui ta on seal okupeeritud alal näiteks Energodarris, siis seal on piir ees ja okupatsiooniväed ei lase teda, ütleme Kiievi poole või siis kuhugi mujale Ukrainasse, ta peab tulema läbi Venemaa, tal ei ole valikuid. Aga see, ütleme, need piirid on praegu on juba suht kaua aega on nagu, ütleme, paigal olnud, on väga ei liigu enam Vene väed edasi. Et kas seal on ikka neid inimesi, kes on nagu ülikaua on seal olnud ja nüüd otsustavad, et nüüd lõpuks ikkagi peaks põgenema? On jah. On jah, ja tegelikult ega siis ega kõik inimesed ei ole ka tulnud ütleme siis sellest otsesest sõjatsoonist. Ehk et ma ise, eks ju, et ma olen korduvalt olnud nende õhuhäirete all ja kuulnud seda okei, mulle on öeldud, et ma ei tohi selle filmi nime öelda kunagi, siis ma ütlen selle alati valesti, May the Fourth be with you, see vend on ju. Ma olen korduvalt kuulnud seda õhuhäiret, ma olen korduvalt olnud varjendis, et seal seal ei ole ka nagu see, et sul ei pea need kuulid vihisema pea kohal või mingid droonid. Tegelikult piisab sellest, et on november ja sul ei ole, juba kuu aega ei ole olnud vett ja elektrit ja nii edasi, sa lihtsalt ei pea vastu vaata ja see on ka see, mis omakorda inimesed liikuma paneb tegelikult. Sest sa ei tea, koha see kestab. Kevadel on pilt alati parem. Aga ma olen ise seal olnud, kui ikkagi suured linnad järjest on pimedad ja ilma elektrita ja veeta. See on hea kuulda. Ulmab ikka tervet riiki. Et see on nagu, üks on see aktiivne nagu sõjatsoon küll, aga teine osa sellest on see, kus on ikkagi juba nagu kohati üsna keeruline olla. Aga kui palju põgenikke me veel nagu Eestis saame juurde võtta? On seal mingi kindel piir ka ees? Kuidas sellega on? No see on nüüd poliitikute pärusmaale sissemarssimise küsimus, kuhu ma nagu hea meelega ei marsiks. Aga selge on ju see, et ühest küljest on kogu selle süsteemi nagu haldamine on päris suur töö, eks, seda nii riigi enda nii-öelda tasandil, kus on see ajutine majutus ja kõik see osa, kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, kus on terve, ütleme koolid, et see laieneb tegelikult ju igale poole. Ma ei tea, töötukassasse, kohaliku omavalitsusse, lasteaiad, koolid, mida iganes, ülikoolid ja nii edasi, eks, aga teisest küljest on ka selge, et keegi ju kätt ette ei pane. Nii et ja ma ise ausalt öeldes arvan, et kunagi ei ole võimalik ühtegi asja teha perfektselt. Aga minu arust me oleme täitsa tublid olnud kamba peale siin. Ja tegelikult ju ongi see ka, et meil ju iive on väga madal, et kui meil ei oleks sisserännet, siis riik ju lõpuks ju kaoks ära mingil määral. Et meil ongi sisserändajaid vaja. Eriti neid, kes tulevadki, ütleme, tahavad siin olla, teevad siin tööd ja sükse töösse. Nagu. Ja inlaste kohta küll saab öelda seda küll, et nad on ka ikka väga nagu usinad tööotsijad. Aga samas tuleb arvestada, et on terve hulk inimesi, kellel tekivadki vaimse tervise probleemid, mis ei ole eriliselt ju raske nagu aduda ja selge on ka see, et siis sa pead nende probleemidega tegelema enne, kui see inimene jõuab omadega, et kui ta tunneb, et vot nii, nüüd lähen tööle. Ja samal ajal saab neid ka kombineerida, sest eduelamus, see kontrolli tunne, eks ju, et kui ma käin tööl, olen see võõras riigis, käin tööl, saan mingi palga ja saan ise midagi oma elus uuesti nagu kontrollida. See tegelikult on see, mis ka tasapisi annab sellise turvatunde tagasi, eks. Et need asjad käivad tegelikult koos. Aga kui palju on niisuguseid, ütleme, kas kriminaalse taustaga või mingeid probleemi tekitajad, et kas nende kohta on mingi ülevaade? Kui Politsei- ja Piirivalveameti infot uskuda ja isegi praegust ei oskagi täpsemalt välja tuua, miks mitte uskuda, siis tegelikult ei ole kasvanud ühegi kuritegevuse liik tegelikult. Et inimesed tulevad ju, kõik tulevad oma probleemidega ja eriti süürlaste puhul oli kuidagimoodi märgata jällegi nagu meie suhtumist või sellist mõttekäiku, et me otsime nagu mingisugust nagu idekat
põgenikku, vaata. Et nad teate küll seda juttu, et noore mehed tulevad ja neil on nutitelefonid. Siis ma olen alati nagu küsinud, või nagu öelnud, et nad ei tule üleilmisest sajandist, ei rända. See on lihtsalt nagu mingi 1500 kiltsa, on ju. Et, ja kui see on minu ainuke võimalus, ma ei tea, minu pere ja sõpradega ühendust pidada, siis kuradi, ma kindlalt on mul nagu hea telefon kaasa võetud, on ju. Muidugi, jah. Ja kui palju üldse on peale siis Ukraina põgenikke nagu teisi sisserändajaid ja mis riikidest nad tulevad ja mis taustaga nad on? Tead või? See on nüüd küll trikiga küsimus. Kui me räägime nüüd põgenikest, üldse, sõjapõgenikest või Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimestest, siis enne Ukraina sõda oli see suurusjärk umbes 1000 20 aasta jooksul, kellele Eesti on andnud kaitset. Me on väga konservatiivne selles mõttes riik. Nüüd ukrainlasi, kes on saanud rahvusvahelise kaitse, on, kui mul mälu mind ei peta ja see võib muidugi ka nii olla, aga on umbes 45 000. Nii et ütleme nii, et aastaga oleme me teinud nagu kordades üle oma eelmise 20 aasta tulemuse. Ei, muidugi. Aga no riigid on ju erinevad, ehk et erinevad, ma ei tea, Eritrea, Sudaan, Venemaalt oleme ju loomulikult andnud inimestele rahvusvahelist kaitset, Gruusiast, erinevatest riikidest, kus on, ja no ma lihtsalt korraks ütlen, et rahvusvahelise kaitsel on pagulase staatus, mis Eesti siis annab, ja pagulase staatus on nii-öelda kõige kõvem staatus. Selle saab inimene, kui see on oht tema isiklikule elule. Ehk et kui ma olen näiteks elanud Venemaal, ma olen venelane, ma olen nagu oma suud pruukinud, liiga palju kritiseerinud seal igasuguseid riigisüsteeme ja mehikesi, ja siis on oht minu elule. Siis sa tuled ja kui see leiab tõendamist, siis sa saad 3 aastaks rahvusvahelise kaitse, pagulase staatuse. Nii. Kui 3 aasta pärast hinnatakse üle, kui olukord ei ole muutunud, saad veel 3 aastaks ja 5 aasta möödudes tekib sul õigus juba tegelikult selle pikaajalise elamisloa taotlemiseks. Siis on täiendav kaitse, kus sa tuled riigist, kus ei ole elektrit, voolu, sõda, koole ja nii edasi. See on näiteks enamus meie süürlastest said täiendava kaitse, see tähendab seda, et sa siis oled tulnud, seal piirkonnas on sõda ja sul ei olnud võimalik mujale minna, ja selle sa saad 8 aastaks, siis hinnatakse üle, saad veel 8, vastupidi, aastaks, siis 8 ja siis veel 8 ja siis tekib jälle pikaajalise võimalus. Ja nüüd ajutise kaitse saajad on need ukrainlased kõik, kes on peale sõja algust tulnud, sest see menetlus on hästi kiire, täiendava kaitse sa saad ka aastaks ja siis nüüd jälle pikendati, on ju. Et seal on nagu seal on tegelikult see erisus, et 5 aasta pärast, kui inimene on olnud 5 aastat Eestis, siis ta ei ole enam mingi rahvusvahelise kaitse saaja, vaid siis ta on juba tegelikult Eesti pikaajaline elanik, on ju. Et sa ei jää nagu elu lõpuni neid mingiks põgenikuks. Kas see Vao põgenike keskus on ka veel alles? Jaa, see on see meie selline püsiv varjupaiga taotlemise süsteem, see on ikka alles. Selle kohta oli see ütlus, et Eesti on ainuke riik, kes suudab pagulased Vaos hoida. Vastab tõele. Aga jah, et neid riike on väga palju. Et see oleneb lihtsalt sellest olukorrast, eks ju, kus sa tuled ja millist staatus sul vaja on, et ei pea olema lage sõda lihtsalt. Aga kas sa tegeled ka nende inimestega, kes ei ole mingid sõjapõgenikud, et lihtsalt tahavadki siia elama tulla välismaalt mingil põhjusel? Jaa, selle õudselt tahaks, et ka nemad leiaksid tegelikult tee, sest meie see keskus ei ole mõeldud, ta ei ole ei Ukraina keskus ega ainult nagu põgenike keskus, vaid laiemalt on tegelikult nagu rändekeskus, on ju. Ehk et ma ei tea, teie tudengid, kes on tulnud, kellel tekib mingeid küsimusi või on vaja mingisugust, ma ei tea, mingit teenust või midagi nõu pidada, et nad kõik on teretulnud, sest see põhjus, miks sa Eestisse, või see alus, mis sulle antakse, see on juriidiline konstruktsioon, on ju. Aga tegelikult oled sa inimene, kes on selles riigis ja siin on midagi, millest sa ei saa aru või sa tahad aru saada või ei oska, ma ei tea, õigesse kohta minna. No võt. Milline näeb välja Eesti tulevik immigratsiooni seisukohast? Kas oskad kohe vastata sellele? Absoluutselt ei oska sellele vastata muideks. Absoluutselt ei oska. Okay. Ja kuidas näiteks nagu selliseid probleeme ära hoida? Ütleme, Rootsis on natukene seal teatud linnades, et üsna kriminaalne olukord, mingid granaadid lendavad ja mingid basuukad ja värgid-särgid. Kas see on lihtsalt, need on õudusjutud või tegelikult seal vist on kohati need probleemid, on ju? Ja see on sellepärast arvatakse, et liiga palju on neid inimesi sinna nagu
korraga tulnud ja ei ole ka see sõna, mis sulle ei meeldi, ei ole integreeritud korralikult. ja see sõna ei meeldi mulle jah, aga see on tegelikult õige sõna. Ma alustaks sealt, et nad ei ole kohanenud, nad ei ole kaasas, vaata, seal ongi juhtunud see, et nad on kogunenud nendesse, kapseldunud oma nendesse puntidesse. Just täpselt sellest, millest me siin alguse poole rääkisime. Ehk et nad on kapseldunud, neid ongi palju ja neid tegelikult ei ole algusest peale, ei ole neid nagu ei ole paljud nendest tegelikult nagu päritolu mõttes on ka üsna kinnised kogukonnad, ehk selles mõttes ongi raske. See ei olegi niimoodi, et lähed sinna vehitrukilillepärja ja kamajahuga ja siis kõik ongi nagu kohanenud. Aga seal on ikkagi see, et sinna pääsemine on keeruline, aga kindlasti mitte võimatu ja vot see on see võti jälle, et kui inimesed tulevad, siis sa ei lase neil kapselduda, sa tegelikult nagu kaasad neid, sa tegelikult ikkagi käid pinda ka, eks ju, et kui sa pead näiteks õppima rootsi keelt, no siis sa õpid rootsi keelt, eks ju, aga tihtipeale, tead, las nad olla seal kuskil ja siis ühel hetkel teises, kolmandas põlvkonnas on kindlalt probleem üleval, kindlalt on. Sinna ma võin allkirja anda. Ikkagi see sinu süsteem siis, mis sa tahad läbi viia, see oleks siis võti, et äge süsteem. Ja päriselt on ka äge. Ma ei ütle, et see on lihtne, ma ei ütle, et see juhtub homme, ma ei ütle, et ma vahepeal ühtegi viga ei tee, kõvasti vigu teen, aga tuleb teha, Ja kui kellelegi pakub huvi, siis endiselt minge praktikale ja võib-olla olete tulevikus osa sellest tiimist ja olete ka nagu panustate Eesti tulevikku natukene. Teete ajalugu. Sellest tiimist ja tegelikult meil on igale nii-öelda tasandile vaja inimesi, kes tunnevad ühest küljest süsteemi suuremalt ja teisest küljest ka seda rändespetsiifikat. Päriselt on vaja. Mark, võtame kuulajate küsimused, mõni meil on siin. Ja meil ikka kuulaja küsimusi on ka, et mis tudengid on huvi tundnud ja alustaks sellest, et just võtame siis selle osakonna, mille juht sa oled, et millist teadmised või oskused on peamised, et just sinna nagu tööle tulla, et mida peaks üks tudeng omama? Päriselt on. See küsimus tekkis. Mul on selle küsimusele vastus küll. Ma absoluutselt ootan, eeldan avatust ja soovi. Ja see on päriselt see, mida ma hindan, kui ma värban kedagi, kui ma värban koordinaatoreid, kui ma otsin endale peaspetsialisti, kui ma otsin endale inimesi, siis need on päriselt need kaks asja, mida ma ootan. Ma ei oota mingisuguseid, ma ei tea, 94 aastat töökogemust ja ma ei tea, Europarlamendi saadiku kogemusi ja veel midagi päriselt ja see on see, millest ma töövestlustel räägin. On see, et me ei hinda inimest selle järgi, et tal on suur telefon või habe, vaid me hindame inimest selle järgi, me hindame inimest selle järgi, kes ta on. Ja kui ma selles veendun, siis see on see, mida ma ootan. Ma ei tea, kas see vastus nagu rahuldab kedagi, aga kui nähakse, et mul on näiteks kuskil CV Online'is üleval mingi kuulutus, siis see on see, mida ma otsin. Kas motivatsioonikirjast, sest võib-olla tihtipeale CV ei anna seda vaata veel. Aga siis ma otsin seda kindlasti. Kui ma olen näiteks turundusinimene, siis peakski olema, et kui mul on see avatus olemas ja mul on ka see tahe, et teha RS paremaks, siis mul on mõtet ikkagi kandideerida ja okei, väga lahe. Ja keeli võiks ka osata. See on rändekeskuses muidugi teema, jah. No siis saad suhelda inimestega paremini, jah. Võtame täiesti teise teema korraks. Mis on su lemmiktegevused vabal ajal? Ongi, ma räägin, et ametniku käest küsin, mis ta vabal ajal teeb, siis ta muutub kinniseks ja ei oskagi midagi öelda. Kuulge, mulle meeldib liha küpsetada erineval moel. Ma vist pean ütlema, et see on see, jah. Sest kui kuskil nädal läheb poole peale, siis mul hakkab kuskil kuklas sügelema, et kas mul on kellegi liha sügavkülmas ja kuidas moodi ma seda küll siis kasutaks ja siis ma ei tea, võtan Pinteresti lahti ja scrollin ringi ja no ühesõnaga mingi siuke värk. Kas sul on ka sellist investeerimispisükut?
absoluutselt mitte ja kui keegi teie seast selle mu säratada suudab, siis andke minna. Ja ma olen nagu jumalast avatud päriselt ka, ei ole. Seda pisikut mus ei ole. No siit lähme viimase küsimuse juurde, see on meil niisugune traditsiooniline, kuna meil on majandusteaduskond ikkagi, siis meil on miljoni küsimus. Ma olen vales kohas kindlalt. Aga selles mõttes, et selle küsimusega saab igaüks midagi peale hakata, et kui nüüd lööks siia lauale 1 000 000 eurot või kannaks sulle arvele, et mis sa sellega peale hakkaks siis? Kuulge, ma olen sotsiaalvaldkonna inimene, majandusteaduskonnas küsida, ma ei saa vastata. Sa võid selle laiaks ka lüüa. Ja ma lööks, okei. Ma tõenäoliselt lööks selle laiaks, aga ma küsiks targemate käest nõu ennem, kuidas seda laiaks lüüakse. See mõttes, et laiaks löömine ei tähenda seda, et ta nagu otsas viimase sendini, vaid lihtsalt, et ta oleks kuskil ja teeks midagi mul sellest nagu pikas perspektiivis tolku oleks, aga mul ei ole teadmisi selles valdkonnas. Nii et veel kord, kes suudab, jumala pärast, hea meelega kuulan. Või kui teil on, ma ei tea, materjale või podcaste, siis ma kuulan seda ka. Me peame sulle Kristi Saare podcasti episoodi lingi saatma. Jah, ma tegelikult kuulaks küll. Ma olen selle peale mõelnud, kas see läheb arvesse. See on mõte õiges suunas, mitte samm õiges ja suunas. Ja mu SEB kontol on see aken. Alusta investeerimist 1 euroga, robotinvestor aitab. Okei. Kas see on, 1 euroga? Kas see on äkki see, nagu LHV-s on see mikroinvesteerimine, et iga kord, näiteks mul kaardi peal on see, kui ma maksan poes, siis ta ümardab järgmise euroni mul summa ja siis kõik see, mis ta ümardab, see läheb investeeringute alla. Suke naljaraha nii-öelda, no ma panen sinna muud raha ka sisse, aga... Aga kuule tead, või SEB-l on selline kogumiskonto ja siis see teeb sama asja ja siis mul koguneb mingi 20 eurtsi iga kuu sinna mingi kogumiskonto, aga ta ei investeeru kuskile. Ja ma saan aru, et LHV-l on see, et valid oma fondid näiteks välja ja siis ta laseb otse sinna fondidesse. Mul hakkas veits õudne praegu. Ma räägin päriselt teemal, kus ma nagu ülilihtsalt nagu lihtsalt panen nägemist kuskil allapoole nulli. Aga tead, meil on üks äge sponsor ka meie podcastil, nimelt Heliose kirjastus. Ja nad on tänases episoodiks sellise ägeda raamatu andnud meile Unetute põlvkond. Et mõtlesime, et... See on minu põlvkond või... Mina olen kindlalt osa sellest põlvkonnast. Ja, et tulebki vaadata, et mis ümberringi, mis inimestel on, et kes näiteks Elar on unetu, ma proovin ikka seda und saada, aga jah, inimesi on erinevaid ja see raamat on sulle. Aitäh! Et on head lugemist. Aitäh! Ja ma pean teile ütlema, et seda magamist tuleb õppida tegelikult. Sest koroona ajal ma ise nägin, et ma pidin ennast päriselt kasvatama selleks, et magada ja mitte tööd teha kogu aeg ja kõike seda, nii et see on niisugune enesedistsipliini värk. Just. Aga aitäh raamatust, päriselt. Ja aitäh, et külastasid meid. Ja. Aitäh, et kutsusite. Suhke see episood tuli, jah? Niimoodi tuli. Meie oleme MTIK podcast, mina olen Mark. Mina olen Elar. Ja aitäh kuulamast. Tšau. Tšau. Head aega.